Oled kunagi kuulnud määrimistaskupest? Määrimistaskud on väikesed süvendid kruuvi pinnal. Oleme palju uurinud, milline peab välja nägema juhtkruvi parim pind. Ideaalne kruuvi pind on kergelt laineline, vaid mõne mikroni ulatuses. Miks see nii on? Sest nendesse sülenditesse salvestub määrdeaine. Sellepärast nimetamegi neid määrimistaskuteks ja see toob sinu tootele täielisen suurt asu. Miks see nii on? Oled kunagi kuulnud kleepuvast libisemise efektist? Kleepuv libisemise efekt tekib siis, kui määrdeaine surutakse välja mutri ja kruuvi pinna vahelt ning need kaks pinda keevituvad külmalt omavahel kokku. Ja see on sinu toote jaoks täielik õudusunenägu. Kujuta ette, et võtad 2 klaas lehte ja surud need teineteise vastu nii, et kogu vahepealne vedelik surutakse välja. Täpselt sama juhtub mutri ja kruuviga, kui pind on liiga sile. Ja eriti suurte kruuvikomponentide puhul, nagu siin minu kõrval näha, on kruuvipind tõesti oluline. Need väikesed lohud aitavad määrdeainet tõesti säilitada. Teadusmaailmas on see teada, kuid seni pole keegi suutnud seda protsessi tõeliselt kontrollida ega ideaalse pinna omadusi kindlaks teha. Kuidas need künkad ja orud peavad välja nägema, kas 20 mikronit, 2 mikronit, kas need peavad olema üksteisele lähedal või kaugel. Oleme teinud 2,5 aastat uurimisprojekti, et leida ideaalne kruuvipind ja Hannoveri ülikooliga leidsime ideaalse struktuuri. Seega võrdlesime mitut erinevat geomeetrit. Me töötasime välja struktuuri, mis vähendas lõpuks höördumist kuni 28%. Ja see on teie jaoks tõeline mängu muutja, sest höördumise vähenemine tähendab otseselt pikemat eluiga. Jah, keermestatud komponentide pinnastruktuur, me oleme selle vastu tõeliselt kiirglikud ja soovime teile tõelist väärtust luua. Ja kui soovite selle kohta rohkem teada saada, siis võtke meiega ühendust. Saame teile pakkuda vastavaid teadusartikleid ja aidata teil oma toodet täiustada.